Olen vist juba 2 nädalat kadunud olnud siit internetiavarustest, et olin vahepeal väga astraalrännakutes ja kõiksugu hüpnoosiseanssidega nii kosmoses, et kuidagi ei tundnud, et olen valmis midagi videos jagama. Aga täna olen tagasi maa peal ja mõtlen, et jagan seekord ühte kogemust ja mõtteid teemal siis iseenda versus teiste kuulamine. Kui palju kui sa teed otsuseid, ükskõik olgu need siis suuremad otsused või väiksed igapäevatoimetuste tasandil otsused, et kui palju sa kuulad oma sisetunnet ja oma sisemisi soove ja kui palju teiste inimeste kõiksugu soovitusi ja arvamusi või nende soove. Et mul on 2 hästi lihtlabast näidet elust enesest. Et olin hiljuti oma suvekodus ja korjasin siis peenralt maitsvaid mahlaseid porgandeid ja olin hästi-hästi õnnelik, et üle hulga aja või tegelikult esimest korda elus oli mul võimalus siis päris oma kasvatatud, oma hoolitsetud vilju korjata. Ja sellega siis meenuski kevadel, kui ma neid seemneid sinna mulda panin, isa kommentaar, et seal mullas ei kasva mitte midagi peale sibulata. See on tühi töö, mis sa teed. Ja ma ei olnud seal suvekodus üle 10 aasta käinud ja ma ei olnud seal kunagi midagi ise kasvatanud. Ja mõtlesin, et okei, aga las ma proovin, ma tahan katsetada ikkagi. Ja panin siis sinna erinevaid asju maha ja nad kõik tulid ilusti üles, kõik andsid vilja ja ma olin ülimalt rahul iseendaga, et ma ei võtnud kuulda siis seda tema kogemust, seda tema hinnangut. Otsustasin proovida ise. Ja täpselt sama näide on sellest samast päevast seal suvekodus, kui läksin ämbri ja pika sammuga metsa poole ja isa küsib, et kus sa lähed? Ütlesin, et ma lähen seenele. Siis ta ütles, et seal metsas seeni ei ole. Ja tõesti, seal metsas ma olin käinud 15 aastat tagasi ja ma tean, et siis seeni ei olnud seal. Aga nüüd ma olin juba teinud 1 päev väikest eeltööd ja ma teadsin, et seal natuke nagu oli seeni ja ma vaatan ikka. Ja tulin siis tagasi ämbril kuhjaga seeni täis ja ma läksin veel teist korda sinna seente järele. Ja mõtlesin jälle, et näed, kui erinev on, et võib-olla tõesti ükskord, kui ta seal käis, ei olnud seeni, mets areneb kogu aeg, kõik aastad on erinevad, ilmad on erinevad. Et kui ma ei oleks nüüd jäänud endale kindlaks ja sinna läinud, siis ei oleks ka neid maitsvaid seeni saanud. Need on sellised hästi-hästi lihtsad igapäevased näited, aga tegelikult ekselt palju ka olulistel sellistel teemadel nagu ükskõik, et kuidas, kuhu me ostame oma kodu või mida me õppima läheme, kelleks, millise elukutse me endale valime. Hästi tihti me kuulame siis oma autoriteete, kes on meie sees, meie autoriteedid. Ja vaieldamatult on meie autoriteedid meie vanemad. Isegi kui me oma mõtlemises mõtleme, et see ei ole nii, siis tegelikult meie alateadvuses vanemad on alati autoriteedid ja seetõttu on hästi tihti need nende nii-öelda heatahtlikud kommentaarid võivad meid mõjutada päris palju. Ja siis teiseks on neid autoriteete veel, et oleneb sinu uskumustest ja elunägemusest, eks, et kõik autoriteedid võivad olla
valitsus või teadlased või muidu mingid arvamusliidrid. ja kui sa siis väga palju nende arvamusi ja nägemusi endasse võtad, siis sa paratamatult hakkad looma sellist elu, mis ei ole päris sinu elu, vaid sa järgid teiste inimeste siis uskumust. et mõtle sellele, kui palju sa lased endasse siis teiste inimeste arvamusi ja nii-öelda heatahtlikke soovitusi ja kui palju sa jääd kindlaks iseendale, oma sisetundele, oma päris iseenda soovidele. kas sa üldse tead, mis on sinu päris soovid? Mõtle selle peale ja kohtume varsti jälle. Aga ilusat pühapäeva jätku seal